Tšau, seekord me teeme niimoodi, et nädala sõnum tuleb täpselt nii, nagu ta tuleb. Need kaardid, mis välja hüppavad, need tahavad tulla ja nendel on mingi vajalik sõnum või lihtsalt sõnum. Sõnum, mis tahab sulle tulla. Esimene sõnum, mu kaardid vist tagurpidi käes. Ei ole. Esimene sõnum on, see on mündi 4 ja siin ta neelab münte alla. Muidu mündi 4 on selline justkui tagasihoidmine ja endale hoidmine, ma ei tea, turvalisuse külge klammerdumine ja turvalisuse külge klammerdumine ja tagasihoidmine. Ja ka siin ta neelab neid münte ja eks see tegelikult ongi see, et justkui nagu endale hoidmine, et ei jaga, ei näita, mis see mul on, aga tegelikult teised ikkagi näevad. Et võib-olla kui on näiteks, ma ütlen esimese asjana, et kui on näiteks mingi mure ja siis sa proovid neid alla neelata või proovid isegi näiteks mingid emotsioone nii-öelda süüa, et sul on mingi suur stress ja siis sa proovid söögiga need emotsioonid nagu alla neelata või söömasööstud või midagi sellist, kohe selline teema tuleb üles. Et tegelikult oleks hea endast, võib-olla siis sellel nädalal on rohkem mingid teemad või mured või mingid asjad, mida on vaja tegelikult hoopis välja kas rääkida või välja kirjutada või kuidagi jagada, et mitte endale hoida ja mitte endasse hoida, mitte varjata enda muret, vaid kuidagi see endast välja saada, mis iganes moel see sinu jaoks siis toimuda võiks. Aga kindlasti ära söö oma emotsioone siis nii-öelda, et lase need kuidagi välja. Vaatame veel sulle, mis siit välja tahab tulla. Siin on sauade kuninganna ja tegelikult sauade kuninganna, see on jällegi selline kirglik naine ja ilus, kaunis, teadlik, aga siin on see sauade kuninganna väga rahulik. Emotsioonid on vaos hoitud, ta ei ole kuidagi ülemeelik, ta ei ole kuidagi, ta on selline taltsas, ütleme nii. Et kui see oleks nagu lõvi, siis see on selline taltsas lõvi. Et mingis osas sa kuidagi hoiad ennast tagasi. Et kuigi tegelikult võib-olla sa oled selline elav või saad olla või tahaksid olla elav, aga mingis osas on siis seda nagu tagasihoidmist või vaos hoidmist väga, et millegipärast sa ei taha nagu ennast jagada. Ja siin on ülempreestrinna ja hierofant, vägevad kaardid koos, nagu väga vägevad. Et võib-olla on siis mingit endasse vaatamist või sinna tuleb nagu seda intuitsiooni välja ja need nagu sisemised teadmised ja sisekaemused. Et võib-olla siis ongi see kõik läheb, jutt läheb 333 oli number siin. Kõik läheb kokku kuidagi selle nagu sissepoole elamisega, et tegelikult see ülempreestrinna on ka sissepoole, kui võtta see hierofant saab olla ju ka näiteks nii-öelda nagu vaimne õpetaja või selline, mis on ka ju, ütleme nii, et nagu sissepoole, et kõik on nagu selline sissepoole, et järgmisel nädalal või sellel nädalal on sellist sissepoole elamist. Et kas sa tunned siis selle järgi vajadust või sa kuidagi ei taha ennast jagada või ei julge jagada või võib-olla hoopis ongi just vajadus pigem nagu olla nii-öelda tagasihoidlik või kuidagi sissepoole rohkem vaadelda, uurida mingeid põhjuseid, et miks sa nagu tahad ennast tagasi hoida. Et kas see on siis teadlik või mitteteadlik tagasihoidmine. Et aga midagi on sellist nagu rohkem nagu vaoshoitust või et see võib-olla teistele, see võib ka silma paista. Ja siin on maag. Väga suured kaardid tulevad siin välja. Sellised nagu võlurikaardid ja siin ta ka teeb mingit
nagu võlujooki ja siin all on ka sellel ülempreestrinnal on võlujoogid siin all. Võib-olla sa siis harjutad mingit maagiat või kuidagi rohkem uurid seda vaimset maailma. Ja kui sa seda ei tee, siis see on nagu väga soositud sellel nädalal. Ja siin mõlemal kaardil tal on raamat käes ja ta uurib, et kuidagi see võlujoogi tegemine ja raamatust uurimine, millegi valmistamine ja millegi õppimine nagu. Et siin võibki olla nagu see, et sa nagu midagi õpid või harjutad ja siis siin sa nagu praktiseerid seda, mis iganes see sinu jaoks on, aga sa nagu ei anna sellest teistele teada, et teised justkui ei tea, mis sinu sees toimub või mis su elus toimub või võib-olla mitte teised ei tea, aga võib-olla enamus inimesi ei tea aga siit hüppas veel välja sauade kuus ja mõõkade kuninganna. Et ongi siis selline, ühtepidi on nagu väga rõõmus kaart ja edukas ja edu saavutamine ja teistpidi on selline mõõkade kuninganna, kes on jällegi selline nagu vaoshoitud ja hoiab endale asju endasse. Või noh, ta on pigem selline nagu ratsionaalne ja ta võib olla aus ja konkreetne, räägib, ma ei tea, asjadest, millest on vaja rääkida ja ta ei jaga midagi üleliigset, kuigi tal on siin liblikad ümber ja lilled ka, et tegelikult pealtnäha võib-olla paistad selline nagu, et oleksid võib-olla justkui nagu endasse tõmbunud, aga tegelikult sinu ümber või sinu sees on nagu mingid liblikad või mingi kasvamine või mingi areng toimub sul. Ja siin ka tegelikult ta naeratab, et siiski ta tunneb ennast hästi, aga see ei pruugi jällegi välja poole paista, nagu ma juba ütlesin, aga sauade kuus, et see on nagu väga hea, väga hästi tunneb ennast siin ja ta naudib seda tegelikult omaette, kuigi tal on küll siin teised kummitused ka, aga need pole nagu tema, et võib-olla su ümber on inimesed, kellega sa tunned ennast hästi, aga nad ei tea ikkagi seda, mis sinu sees päriselt toimub. Mis iganes see on. See on väga põnev. Ja siit hüppas välja mõõkade äss ja jällegi vikerkaare peal nagu väga äge. Midagi on ikkagi nagu hästi. Et alguses mulle tundus, et võib-olla nagu ei ole hästi, et sa hoiad tagasi, hoiad endasse ja sul on võimalus mingit selgust luua ja ma tahan öelda, et lõpuks sul on siiski võimalus jagada seda infot või seda, ja ütleme, et infot, seda, mis sinu sees toimub või mis sinu elus toimub, aga võib-olla võib-olla juhtuda nädala lõpupoole, ma tahan öelda, nädala alguse poole võib-olla sa rohkem ise nagu protsessid asju ja ma ei tea, analüüsid ja lood enda sees kuidagi mingit selgust, mis iganes olukord see on sul. Aga ma ikkagi tahan öelda, et sul on nagu võimalus on vaimselt kasvada, et täiesti nagu reaalne võimalus, kui sa seda kasutad. Ja siin on ka, mul jäävad silma need võtmed, et vaimsed teadmised, neid kuidagi on võimalik kasvatada sellel nädalal ja neid nagu uurida rohkem ja isegi nagu sügavuti kaevuda, et tal on hästi palju neid raamatuid siin kõrval, et saab seda intuitsiooni praegu kuidagi kasvatada või siis see aeg on praegu kuidagi väga õige selle jaoks, et seda uurida. Ja kui sa ei taha teistele rääkida sellest, siis sa ei peagi, aga enda sees sa nagu tunned ennast hästi. Ja kaardid on väga head, ma tegelikult ei tahagi juurde panna. Siin nädala jooksul justkui on võimalik mingil protsessil toimuda nagu mingisugune vaimne areng või nagu kasvamine. Ja võib-olla sa teistele seda ei jaga, aga kuna see kummitus on läbipaistev, siis mingil moel inimesed ikkagi nagu näevad või tajuvad mingeid muudatusi sinus või et midagi on nagu teistmoodi. Ja mingisugune selgus tuleb ka sinus ikkagi, et sa saad nii-öelda vikerkaare peale ära, kui sa nüüd seda, mis ma ütlesin, kui sa seda vaimset asja nüüd uurid. Et see võib nagu sinu elus kuidagi ka selgust tuua või kuidagi pildi selgemaks teha sinu jaoks. Võib-olla mingite olukordade osas siis.
no okei, üks jutt veel, et ka sinu ümber võib olla keegi, kes on noh, nii-öelda võib-olla nagu justkui õpetaja või nagu targem või mingis osas teadlikum, kes võib sulle mingit infot nagu anda või teadmist või isegi ma tahan öelda, et mingit lootust anda või kuidagi selgust aitab luua sul või midagi nagu avaldab sulle midagi või aitab sul midagi avastada või isegi nagu teistmoodi näha, et sellisel moel, et see paneb sind, annab sulle mingit lootust ja paneb sind justkui tundma võib-olla selle nagu maagina, et mul on veel variante või et ta andis mulle nagu seda nõu või et rääkis nii, et ma nüüd proovin või ma katsetan teistmoodi ja tegelikult siis ongi see, et sind ootab edu ees. Kui sa nüüd nii-öelda katsetad, sellepärast et siin ta uurib seda raamatut, ta uurib, mis variandid on olemas, ta on erinevad raamatud ja ta nagu katsetab, ta kaalub erinevaid variante, et mida ta teha saab või mis valikud tal nii-öelda on. Ja siis võidki nii-öelda justkui näha, et ahaa, tegelikult kõik on võimalik, on ju. üksteist on siin kella peal. Ja tihti ongi see, et kui me asju hoiame endale, no mingi, noh, nagu ma ütlesin kohe alguses, et mure või midagi, et siis me ise kanname seda nagu mure endaga kaasas ja enda sees, et aga kui sa nagu arutled kellegiga või kas targemaga või mõne sõbraga või sõbrannaga ja räägid, lahti arutad, siis see võib ka aidata nagu selgust tuua ja asju kuidagi teistmoodi näha, on ju. Vot, aga seekord tuli selline ladumine ja järgmise korrani jälle siis. Tšau.